Tere! Tervist, härra Ratas! Hea meel on teid siin näha. Nagu te teate, siis teie tööleping saab peatselt läbi. Välja on kuulutatud avalik konkurss peaministri koha täitmiseks järgmises valitsuses. No te eksite. Konkurss on Riigikogu valimiste peale. Kes valib peaministri? Absoluutselt. Mõlemad valitakse korraga järjest. Mul küsimus teile, miks te tahate saada Eesti Vabariigi peaministriks? Et jätkata seda tööd sidusa Eesti riigi ehitamisel, jätkata tööd, kus inimesed tunnevad, et kedagi ei ole maha jäetud, jätkata tööd, et Eesti on jätkuvalt aktiivne panustaja rahvusvahelisel areenil, olgu see seotud Euroopa Liiduga, olgu see seotud NATO-ga. Ma arvan, et need on olulised asjad, et Eesti inimestele kindlustunnet pakkuda. Aitäh. Ma ei ole ühest asjast päriselt tegelikult mitte kunagi aru saanud, et mis on see teie plaan või ambitsioon, milles Eesti võiks olla maailma parim? Kindlasti Eesti tänane suur tunnustus on seotud tema digitaliseerimise osas. Ja see on tõesti see, mida soovitakse õppida mitte ainult Euroopas, vaid ka laias maailmas. Aga me ei saa unustada seda suurt eesmärki ka Eesti riigi siseselt. Ja ma arvan, et see suur eesmärk on see, et Eesti on järgneva 100 aasta jooksul kasvava rahvaarvuga riik, mitte kahaneva rahvaarvuga riik. Lugupeetud kandidaat, miks te soosite ülejooksikuid? Te annate head positsioonid valimisnimekirjades inimestele, kes tahavad olla alati võitjate poolel ja hüppavad nagu linnukesed oksalt oksale. Toon näite. Aivar Riisalu, Deniss Boroditš, Imre Sooäär, Andrei Korobeinik, kelle kõigiga olete te käinud isiklikult kohtumas ja veennud, et nad tuleksid Keskerakonda ja olete andnud neile head positsioonid nimekirjades. Miks te seda teete? No, Aivar Riisalu kohta võib öelda julgelt, et Aivar pöördus koju tagasi, et ta oli meie erakonnas liige väga pikalt. Tõesti, 3-4 aastat ta oli IRL-i liige ja ma tegin talle tõesti ettepaneku, et ta võiks tulla tagasi Keskerakonda ja ta nõustus sellega. Mul on hea meel, et Keskerakonna nimekirja on tulnud palju uusi tegijaid, näiteks Kaido Höövelson. Mul on hea meel, et need inimesed, kes on Keskerakonnas pikalt, aga pole kandideerinud, näiteks nagu Kristiina Heinmets-Haigro, on otsustanud aidata. Ja loomulikult mul on hea meel, et oma ala spetsialistid, kui me võtame sellise infotehnoloogia ja digivaldkonna, et Andrei Korobeinik, aga kindlasti ka inimene, kes Eestile on päris palju toonud kuulsust nii heliloojana, aga ka Eesti toidu edasikandjale Imre Sooäär on otsustanud, et nendel valimistel on parim meeskond Keskerakond. Ma ise arvan seda, et nende valimiste tegelikult põhiküsimus on selles, kas Eesti läheb edasi või astub tagasi sammud. Ja me ei vaja mitte paremat tulevikku oma riigile, oma rahvale, vaid me vajame parimat tulevikku. Ja seda on Keskerakonna kandidaadid ja platvorm valmis pakkuma. Aga kuidas te põhjendate oma erakonna liikmetele, kes ootavad oma võimalust 20 aastat, on olnud lojaalsed erakonnale, seda, et ülejooksikud saavad nimekirjas kõrged kohad? Ma ei ole kuulnud seda, et Keskerakonna liikmed on ainult sellepärast Keskerakonnas, et olla üldnimekirjas kas 10, 20 või 30 hulgas. Tõsi on see, et Eesti elanikud ka viimastel kohalikel valimistel usaldasid Keskerakonda Eestimaal kõige rohkem, sealhulgas ka pealinnas. Kuidas te motiveerite erakonna staažikaid liikmeid? Kõigepealt ma usun läbi selle, kui meil oli Keskerakonna platvormi koostamine. See toimus üle 12 kuu kõikides, võib öelda julgelt kõikides Eesti maakondades ja suuremates ja väiksemates valla- ja linnakeskustes, et anda tegelikult see usk, see lootus, aga see ka kindlustunne Eestimaa tuleviku osas. Ma ei nõustu absoluutselt sellega, et Keskerakonna liikmed saab ainult motiveerida kohaga üldnimekirjas või üldse kandideerimisega. Väga paljud liikmed, kes täna ei kandideeri, soovivad ehitada õiglast Eesti riiki kõigile Eesti inimestele. Kandidaat Jüri Ratas, milline on teie elu kõige suurem vale? See on väga hea küsimus. Et ma olen püüdnud elada oma laste toaõpetuse järgi ja see on olnud see, et ära valeta elus.
Viimasel ajal on teravalt pildis olnud Keskerakonna rahastamine taas. Tohutud sularahasummad, tohutud varjatud annetused, tohutud võlad. Selle keskel on kõige kummalisem, et te väidate, et ei teadnud eelmise kümnendi keskel toimuvast musta raha liigutamisest ja liikmete annetustena erakonna arvele maksmisest midagi. Kas see oli vale? Ei, see ei olnud vale, mis ma ütlesin. See vastab tõele ja tõesti on see, et kui me võtame eelmise erakonna esimehe ja kõik need hämarad tehingud, siis ma arvan, et nendest teadis erakonnas üks, heal juhul 2-3 inimest. Ma olen ise ju tõstnud selle teema avalikult lauale peale 5. novembrit 2016 ja olen öelnud, et sellised käitumismallid, sellised kahtlased tehingud ja täna me võime öelda, et valed otsused, kus on kohtuotsus taga, ei sobi tänasele minu juhitud Keskerakonnale ja sellest me oleme lähtunud. Mind ikkagi huvitab, et kuidas te seda ei tea? Te olite juhatuse liige 2000-ndate keskel, mille kohta Evelin Sepp ütles, et erakonna juhatuses olevad inimesed ei saa olla, ta ise oli ka erakonna juhatuses, ja teie samuti, et erakonna juhatuses olevad inimesed ei saa olla nii naiivsed, et mitte öelda rumalad, et nad ei suuda 2+2 kokku panna. See ei ole tõenäoline, et ta ei teadnud, pidades silmas teid, kuidas erakonna tulud ja kulud tekivad. Niisiis, kas see oli vale, rumalus või naiivsus? See oli teadmatus. See oli teadmatus, milles elasid, ma julgeks öelda, praktiliselt kõik Keskerakonna juhatuse liikmed, aga ka Keskerakonna liikmed. Nagu ma ütlesin, et seda teadis heal juhul 2 inimest, võib-olla 3. Ja need tegevused kindlasti ei tee au. Ja nende tegevuste osas peab vastutust loomulikult, neid küsimusi peab lahendama ka tänane esimese Keskerakonna juhtkond. Me ei ole mitte kusagile nende eest põgenenud, vastupidi. Need otsused, mis on tulnud, Keskerakond on ju need trahvid kandnud. Me oleme müünud maha isegi oma büroo ja need summad on põhimõtteliselt kõik läinud nende valede tegevuste maksmiseks, trahvide maksmiseks. Te ütlete, et teadis 2 inimest, aga samas Mart Viisidam teadis 2013 rääkis ta sellest, kuidas miljoneid liigutati Kadri Simsoni juhtimisel ja kuidas tollane noorem osa eliidist seda pööritas. Tarmo Lausing teadis, on seda ise tunnistanud, et tema ise on olnud selles osaline ja nimetas nimesid, kes on panustanud. Henri Kaselo teadis, Paavo Pettai on seda hiljem, nagu öeldud, kirjeldanud pikalt ja selgelt, kõik teadsid. Et miks te näiteks kasvõi ei ole nõudnud erakonna juhina nüüd, kus teil on see võimalus Kadri Simsonilt avalikku vastutust? Kadri on sellele ju vastanud avalikult. See, et nüüd on saanud kõige suuremaks tõerääkijaks ühe ettevõtte esindaja või juht, Meadfieldi juht Paavo Pettai, kes pole minu teada alates 2015. aastast majandusaasta aruandeid esitanud. Ma ei arva, et see on ja kes vihjab sellele, kuidas ta on siis pesnud illegaalselt, aidanud kaasa erakonda või võimaliku kampaaniat rahastuse osas. Ma ei arva, et see on kõige ausam ja kõige õigem tee. Kui te räägite nendest erinevatest nimedest, siis ma ei ole mitte kuskilt lugenud, et on nende inimeste poolt öeldud, et Jüri Ratas oli ühe, teise või 3. asjaga seotud. Ma olen isegi lugenud, et Mart Viisidam on öelnud, et Jüri Ratas kindlasti ei teadnud nendest küsimustest midagi. Kas te ise olete küsinud erakonnale toetust annetusi? Kas ma olen küsinud erakonnale maailmavaatelist toetust? Rahalist toetust, annetusi. Ma olen sellega väga vähe tegelenud. Põhimõtteliselt ei ole mina erakonnale maailmavaatelist toetust küsinud. On peaministrina oma ametiaja jooksul ei ole te ettevõtjate käest raha küsinud? Et ole hea, toeta erakonda. Ja. Ei, ma ei ole selliseid küsimusi tõesti erakonna esimehena või peaministrina esitanud. Aga see, et täna meil on 3 peamist rahastusviisi erakondadel, mis on riigieelarve, kui erakond on Riigikogus, mis on väga väikeses osas liikmemaks ja mis on tõesti füüsiliste isikute annetus, see on ju seaduslik igati legaalne. Üks teema on jätkuvalt õhus, mis teiega ja teie erakonnaga alati seostub. Seletage meile mõistmatutele. Ka Tartu Postimehes ütles üks teie erakonna staare, et kui see tema teha oleks, lõpetaks ta lepingu Putini parteiga kohe ära. Miks te seda siis ei tee, kui isegi erakonna kandidaadid avalikult selliseid arvamusi pilluvad? Sest seda protokolli ei ole ja ei eksisteeri. Mis see tähendab? See tähendab seda, et selle protokolli või dokumendi alusel ei tehta ühtegi
aktiivset ja isegi passiivset tegevust, see on igal juhul raugenud dokument. Kandidaat, kas te märkasite seda, et küsimus oli, et miks te seda avalikult ei lõpeta? Ma olen seda avalikult lõpetanud alates 5. novembrist 2016, mitte ainult auväärt ajakirjanike ees, vaid ka austatud Riigikogu ees ja öelnud, see protokoll tänasele juhtkonnale ja esimehele ei ole kehtiv ega ei tööta. Ta tegelikult ei ole töötanud minu teada algusest peale. Ma jään muidugi vastuse võlgu täpse aasta, millal see sõlmiti, aga ma arvan, et sellest on juba üle 15 aasta möödas. Aga kas Tallinn, Eesti Vabariigi pealinn, sobib totaalse diktandi pealinnaks? Kui me võtame selle etteütluse, siis eks seda etteütlust korraldavad vist väga erinevad linnad. Minu teada on seda korraldanud nii Pariis või Berliin. Kas ta sobib või ei sobi, et siin ei ole kuidagi riigi mingit otsust või taotlust sees. Ja on öelnud üks lugupeetud ajakirjanik ja selline arvamusliider Eesti ühiskonnas, minu meelest Ilmar Raag ütles seda, et see, et me oskame hästi keeli ja püüame õppida keeli, ei tähenda seda, et me oleme lojaalsed mingisugusele riigi režiimile, vaid vastupidi, ka opositsioon selles riigis räägib sama keelt. Kui Mihhail Kõlvart saab eelolevatel valimistel rohkem hääli kui teie ja teeb Eesti kõige parema tulemuse, kas te kutsute teda valitsusse, juhul kui teie olete valitsuse kokkupanija? Seda, kes teeb Eesti Vabariigi valitsuse, seda otsustab Eesti kõrgem võim. Lähtume eeldusest, et teie olete selle kokkupanija. See on Eesti inimesed ja eks selline ennustustegevus ei vii eriti mitte kuhugi poliitikas. Tõsi on see, ma töötan iga tund selle nimel, et see kord 2019. 3. märts paluda elanike toetust kõige rohkem Keskerakonnale, et Keskerakond võidaks need valimised 16 aasta vaheaja järel. Ja loomulikult ma luban ka seda, et kui meil on võimalus Eesti inimeste ja valijate poolt moodustada valitsus, siis tuleb see moodustada nendest inimestest, kes kannavad hästi ka erinevates ministrikohtadel. See, kellele ma teen ettepanekuid või ei tee ettepanekuid, ei ole hetkel minu peast läbi käinud. Kas te võtate arvesse seda, kui palju inimesed valimistel hääli saavad? Ma arvan, et kindlasti tuleb võtta arvesse, mis on ühe või teise inimese sellised teadmised, isikuomadused, mis on ka selle inimese põhimõtted Eesti riigi aluspõhimõtetes. Need on kõik, ma arvan, väga olulised aspektid. Nagu ma ütlesin teile siin esimesele või teisele küsimusele vastates, et on oluline minu meelest selle Eesti sidusa ühiskonna edasiviimine, et Eestis ei ole nii, et keegi tunneb ennast halvasti või keegi tunneb ennast mahajätuna ja minu meelest see on väga suur väljakutse. Aga väga hea, et te seda mainite. Kas te saate loetleda 2-3 oma tugevust, mis teevad teid heaks peaministriks? Eks enda kiitmine ole üks halb asi, ma arvan. Ja mitte ma ei arva, vaid see on tulnud ka minu lastetoast. Töövestusel tuleb seda teha. Eks teil on õigus ju töövestuse lõpus panna hinne. Aga seda on õpetanud minu lastetuba, et las seda hindavad teised. Kas Jüri Ratas on hea, väga hea või halb? Kui küsida, kui ma tohin seda küsimust laiendada kogemuse peale, siis ma arvan, et see kogemus, mis ma selle mitte ainult viimase 2 aasta, vaid ka ütleme 10 või 9 aasta jooksul Riigikogus olen saanud ja ka Tallinna linnapean on olnud tegelikult see, et minu meelest poliitik peab olema selles omas kontoris nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik. Ja käima ringi erinevates Eestimaa külades ja valdades, erinevatel saartel, erinevates ettevõtetes ja koolides. Nüüd selle 2 aasta jooksul, et on olnud ka kindlasti päris keerulisi hetki ja need hetked on olnud seotud näiteks ID-kaardi kriisi lahendamisega. See hetk on olnud kindlasti 7. august 2018, ma loodan, et auväärt komisjon teab, mis siis juhtus. Teame. Kusjuures ma ütleks, et teie... Siis juhtus see, et üks hävitaja lasi välja
raketi. Hispaania. Ja tänu jumalale see rakett ei tabanud ühtegi inimest ja seal ei olnud inimkahjustusi. Kindlasti see kogemus on olnud selles perioodis, ja ma tänan, et te küsisite selle küsimuse, siin tulebki vastata põhjalikult. 2017 teine pool, kui tõesti tuleb öelda Eesti inimestele aitäh, kui Eestil oli esmakordselt võimalus olla Euroopa Liidu nõukogus eesistuja. Te ju mäletate, see oli 1. juulist kuni 30. detsembrini. Inimesed mäletavad samamoodi väga hästi. Selles mõttes ma pean teid kiitma, te mainite täpselt õigeid asju. Me oleme väga põhjalikult selle intervjuu ette valmistanud ja viinud läbi ka sotsioloogilise küsitluse, millised omadusi inimesed teiega seostavad. Ja selles mõttes suudate toime tulla keeruliste olukordadega, te oskate inimestega soojalt ja vahetult suhelda, need on peamised asjad, millega teid seostatakse. Küll aga... No ma tahan ühte asja veel tõesti siin lisada, et tunnustus ka teile. Minu meelest ka teie olete selle tööintervjuu tõesti väga hästi ette valmistanud. Aga seda näeme siin lõpus. Aga ma tahan öelda, et ma lisaksin võib-olla ühe väikse detaili veel, mis tegelikult oli oluline sellel hetkel just selle Eesti ühiskonna sidususe ja ma ütleks ka koos toimimise ja koos hoidmise osas. See oli seesama ränderaamistik, et me ei tohi anda selliseid vale sõnumeid, me ei tohi anda pooltõdesid välja ja mis kõige hullem, me ei tohi hirmutada ühiskonda. Väga hea. Küll aga... Missugune nendest kolmest siis on kõik väga hea? Kas see pooltõded, valed või hirmutamine? Mida ei tohi teha. Selge. Sellele ma reageerisin. Küll aga tahtsin ma pärida paari asja kohta, mida inimesed ei seosta teiega. Ja selles mõttes te saate vähem äramärkimist meie küsitluse järgi vastutustundliku eelarvepoliitika ajamises, et inimesed märgivad vähem, et ei oska väga või teie raha lugemise oskuse kohta. Inimesed samamoodi märgivad vähem seda, või märgivad ära seda, et ei vii oma lubadusi päriselt ellu. Ja kõige väiksem asi, mida märgitakse, on omadus võidelda poliitilise korruptsiooni vastu. Aga võtame nüüd siis kõik viilude kaupa siia lauale. Alustame sellest raha aspektist. Et tänane valitsus on lähtunud sellest, mis on minu meelest Eesti selline talupoja loogika ja mõistus ja see põhimõte. Ja see on see, et võlg on võõra oma. Ja tänane valitsus tõesti on võlakoormust väga tugevasti vähendanud. Täna on ta kuskil 8% peal, meie prognoosid seal 2022. aasta lõpus on kuskil 5,2–5,3%. Nüüd minu meelest selle raha aspekti juurde tuleb võtta ka, missugune on Eesti riigi eelarve 2019 ja missugune on Eesti riigi eelarve 20, 21 ja 22. Need on väga head küsimused ja ma taas kord kiidan. Me oleme eelarvega struktuurses tasakaalus ja kui me räägime nominaalselt, siis me oleme tegelikult plussis. Nüüd edasi, mida me oleme alati pidanud oluliseks. Me oleme alati pidanud oluliseks, mida arvavad rahvusvahelised suured sellised hindajad ja analüütikud. Võtame näiteks siis USA's Tax Foundationi, kes on öelnud 2018 lõpus, et Eesti maksusüsteem on maailmas kõige konkurentsivõimelisem. Mul on tõesti hea meel ja siin ma tunnustan Eesti ametkonda, aga ka Eesti ettevõtted. Me võtame näiteks Fitch reitingu. Eesti oli A+, ma usun, te mäletate seda. Täna on Eesti rahandusreiting tõstetud Fitchi poolt A- peale. Te räägite väga hästi, aga miks inimesed ei oska seda nagu teie puhul hinnata? Kui te küsite oma uuringust, siis ega mul on väga hea meel neid andmeid ju teada saada. Ma vastan, et eks siis tuleb siin tööd rohkem veel edasi teha ja tööd ma ei karda. Nüüd võtame selle järgmise küsimuse, mis teil oli see korruptsiooniga aspekt. Ma olen öelnud ju mitmeid kordi seda välja, et punkt 1, alustame sellest samast Keskerakonnast. Ei ole tal kohta korruptsioonil. See on nulltasand, mis peab olema ja mis peab ka nii jääma. Mida me oleme selleks teinud? Me oleme selleks teinud seda, et me oleme põhimõtteliselt otsustanud oma alusdokumendis, et kõik inimesed, kes saavad kriminaalse karistuse, need automaatselt arvatakse erakonnast välja. Me oleme eetikakoodeksi vastu võtnud oma erakonna viimasel kongressil ilusas kaunis suvepealinnas Pärnus. Ma loodan, et ka teised erakonnad seda teevad. Nüüd, kui me räägime korruptsioonist kohalikes omavalitsustes või riigi tasandil, siis samamoodi. Siin on ja peab jääma nulltolerants. Sellel ei ole kohta. Ja võtame kas ühe näite, mida meie erakond ju väga selgelt ütles, kui tuli isegi kahtlustus piirilinnast Narvast
volikogu liikmete osas, siis erakonna juhatus oli siin ju väga selgesõnaline. Inimesed peavad ennast kaitsma kohtus ja nii kaua nad ei tohi olla volikogu liikmed ega ka selle linna ettevõtte juhtorganitest. Järelikult tuleb teil lihtsalt teha veel rohkem tööd. Aga ma nagu ma ütlesin, tööd ma ei karda. Inimeste ma korra tulen, inimeste etteheited kummutasite ja lastetuba ei luba teile ennast kiita. Laitke siis ennast, öelge, miks te ei sobi peaministriks, öelge ausalt. Ma olen seda tööd teinud nüüd 2 aastat ja 3-4 kuud. See, kas ma sinna sobin või mitte, loomulikult ei auväärt komisjon seda otsustab, aga veel enam. Seda otsustab Eesti inimene, Eesti elanik 3. märtsil. Jah, ma pingutan selle nimel, et Keskerakond võidaks need valimised ja ma pingutan ka selle nimel, et Keskerakond moodustaks järgmise koalitsiooni ja loomulikult ma pingutan ka selle nimel, et selleks koalitsiooni moodustajaks on Jüri Ratas. Oma 4. last ei näe te just väga sageli. Öelge mulle täpne arv, mitu korda olete tal mähkmeid vahetanud? 10 kordi. Tõesti? Tõesti. Millal te viimati oma lapsi kooli viisite või neile vastu läksite trenni? Viisin kooli täna hommikul. Kui tihti te jõuate nendega tegeleda? Vaadates teie graafikut ja seda, kui palju aega veedate te pimedates koridorides ja tänavatel lendlehti jagades? Kahjuks see küsimus on väga suure tõeteraga. Ega ei jõua ja ei saa nii palju nendega aega veeta, kui ma seda soovin. Peamiselt see aeg on õhtuti võib-olla seal 10, poole 11 ajal. Lapsed siis magavad? Mitte alati, nad päris tublisti ka õpivad sel ajal veel, kuna on ka huviringid neil. Ja ma püüan väga teha nii, et nädalavahetustel vähemalt 1 päev on võimalus olla koos oma perega ja siis on meie soov kohe otse minna mitte linna südamesse, vaid ikka metsa, maale. Kui on võimalus, võtame ka oma 4-jalalise sõbra kaasa, nii et püüame olla tõesti perega sellises aktiivses looduses ja mul on hea meel, et need võimalused on meil nii Pärnu maal, aga ka suuruselt Eesti teisel saarel Hiiumaal. Kas teil on ka leping oma abikaasaga, et on ta teile alla kirjutanud, et jah, lugupeetud mees, ma olen nõus, et samasugune hull elu, kus lapsed ei näe isa ja tema ei näe oma abikaasat, jätkub juhul, kui te saate peaministriks. Kas tõesti on ta teile selle volituse andnud? Ilma abikaasa loata ei tee siin ilmas midagi. Minu abikaasa Karin Ratas on minu selja taga. Ma küsin üldse, et miks te üldse kooserdate pimedal ajal mööda võõraid trepikodasid kuskil Harjumaal või mujal, et kas ei ole midagi kuidagi nagu peaministril oma ajaga Eestile kasulikumat või väärikamat teha? No ma ei nimetaks seda kooserdamiseks. See on tegelikult see, mida minu meelest poliitikud peavad tegema. See on tegelikult see, et me kohtume silmast silma Eesti inimestega. Nagu ma ütlesin, mitte ei istu seal nii nimetatud kullast puuris, vaid käime mööda Eestimaad ringi. Ja tõsi on see, et ma olen olnud oma töö põhimõttes üsna usin käia Eestimaal. No te peate silmas hetkel, ma saan aru, seda kampaania ajastut ja ka siin ma püüan ju, need ei ole esiteks pimedad trepikojad, et ärge nii öelge, inimesed on teinud oma majad korda, ühistud muutuvad järjest tugevamaks ja seal ikka valgus põleb ja nii, et on täiesti korras ja puhtad. Aga loomulikult ma küsin, mis on teie mured? Ja tõsi on see, et väga paljud ütlevad, et küsimus on selles, et kuidas just see tuleviku vaade on, et kuidas meie noored hakkavad siin Eestimaal elama, kuidas nad hakkama saavad. Väga paljud just ka eakamad inimesed ütlevad, et me soovime seda, et nad saaksid kindlustunnet, kui nad soovivad oma kodu luua. Me oleme pakkunud välja sellise põhimõtte, et kui inimesed soovivad oma kodu luua, siis nad seda esimest sissemakset riik käendab. Väga paljud tõstatavad muideks selle hoolduskoormuse teema. Ja ma arvan, et see on väga valus küsimus, eriti me ei saa sest mööda vaadata 100-aastases riigis ja ma lõpetaksin sellega, mis tööinimesed ütlevad, et see
süsteemi väga põhimõtteline reform ja muutus, et see on olnud positiivne. Et sellest on võitnud 63% Eesti elanikest ja 23% on jäänud see samaks. Tore, et te saate hästi palju positiivset tagasi. Ei, need on suured mured. Need on suured mured, mul on hoolduskoormus, pensionid, noorte perede küsimus. Mul on selline detaili küsimus, et te tahate ehitada Rail Balticu raudtee Euroopasse. Kas te oskate öelda, kui palju selle rööpavahe on kitsam praegu meil kasutatavast raudteest? No selle pikkus on Eesti pindala kuskil 213 kilomeetrit ja kui te küsite rööpavahe laiusest, ma jään millimeetritest teile võlgu. Okei. Nüüd peaminister peab tegema väga kiirelt otsuseid. Me anname teile 5 nime. Me soovime, et te paneksite nad järjekorda, paralleelselt ei või panna. Selle järgi, kellega te soovite teha koostööd või näeksite koostööd kõige meelsamini ja kellega kõige vähem meelsamini. Teeksite niisuguse pengerea. Aga te panete ju mind sundviskesse. Absoluutselt. No aga kuidas nii saab? Need on need inimesed, kelle vahel tuleb teil valida ja me tahame, et te näitaksite oma otsustavust ja valikuvalmidust. Teil on aega 20 sekundit. Näete, nii ma teeksin. Ei. Te ütlesite, et paralleelselt ei panna, ma panen üksteise peale. Ma lähtusin teie õpetussõnadest. Aga ja kui te küsite, kes siin on, me saime aru, kes teil jäi viimaseks. Siin on Jevgeni Ossinovski, Kristina Kallas, Kaja Kallas, Helir-Valdor Seeder. Nii et kindlasti ma näen nende erakondadega koostöövõimalust. Ma tahan öelda ka seda, et näiteks Reformierakonna valijatele. Meie kindlasti viime Eestit edasi ka reformide osas. Kui me räägime Isamaast, siis me seisame kindlasti selle eest, et Eesti on kaitstud ja tugev liikmesriik nii NATOs kui Euroopa Liidus. Kristina Kallas, no nad tõid välja selle lõhe teema. Igal juhul Eesti sidusus, eesti keele õppe kvaliteet peab tõusma. Jevgeni Ossinovski, me tegime väga suure reformi temaga ära tervishoius, 300 miljonit järgmise 5 aasta jooksul. Ma tahan öelda EKRE erakonnale nii, ma ei välista EKRE erakonda, küll ma välistan EKRE väärtused. Kui need väärtused neil ei muutu, siis siin me koostööd teha ei saa. See on see sama. Peade mahavõtmine, kui öeldakse, et naistel pole piisavalt lapsi, siis nad ei ole ühiskonnas niivõrd väärtustatud. Ja ka see sama, teise keeles barjäär või teist keelt kõnelevate inimeste väljalükkame ühiskonnast. Seda me ei toeta. Teeme korra veel. Palun pange need 4 nime ikkagi oma eelistuste järjekorda, nii nagu nad teil on. Mitte võrdselt, mitte üksteise peale, vaid nii, et esimene, kõige eelistatum, teine, 3., 4. Teie panete selle intervjuu lõpus hinded, on nii? Minule. Et kui hea kandidaat ma olin, kas ma saan tööle või ei saa? Ja. On nii. Ja mina olen kuulnud, et kui tööle võetakse inimesi, siis loeb ka see, et inimesel on oma põhimõtted ja ta jääb sellele kindlaks. Miks te räägite nii kõva häälega? No, et te kuuleksite kolm kõik korraga. Kui juhtub nii, et peaministriks saab Kaja Kallas, kas oleksite nõus olema minister tema valitsuses? Aga ma töötan hoopis teise plaaniga hetkel. Ma töötan selle plaaniga. Peaministriks saab Kaja Kallas. Kas te oleksite nõus olema minister tema valitsuses? Siis me vaatame, mis on valimistulemus 3. märtsi õhtul. Mina töötan selle plaaniga. Kas jah või ei? Aga mul on teine plaan üldse. Me sõidame teiega, mulle tundub erinevatel teedel. Ma oleksin tahtnud edasi küsida, mis oleks see teie kompetents, millega te suudaksite Eestile kõige kasulikum olla ministrina? Peaminister. Härra Ratas, aitäh tulemast tööintervjuule. Nagu te väga hästi teate, siis tulemused tehakse kõigile üheaegselt ja avalikult teatavaks 3. märtsi südaööpaiku. Seniks jõudu teile. Jõudu tarvis.